midagi tulnud lihtsalt, et aitasin Silverit nii palju kui võimalik ja lõpus oli tõus, kus läksin eest peale ja võtsin gaasi põhja, pealt vaatab karust vahe sees ja siis käis plõks ära, et äkki proovin ja panin nii palju tuli torust ja kuni lõpuni, et raskelt tuli tegelikult, väga raskelt tuli. Et Silver oli õnneks kolmas ja et oleks võinud teine, oleks veel ilusam olnud, aga olen rahul päevaga. Alo oli ilmselgelt kõige tugevam täna, ta vedas, ma arvan, üle poole sõidust punti lihtsalt sellise ütlase hooga, kiire hooga. Vahepeal käisid veel Kodanipõrk ja Maasikmets ka ees ja niimoodi, aga Alo oli kindlasti kõige tugevam. Ja siis lõpuks ta ründas ja Schultz oli parajast ees ja siis ta hakkas niimoodi vaiksemalt sõitma ja siis vahe lihtsalt kasvas ja kellelgi polnud nagu jõudu või huvi või ma ei tea, järgi ka minna ja siis see vahe kasvas. Natuke hiljem siis tuli see Anskrohe, seal ma läksin siis esimesena ja algul ma läksin vaiksema hooga, siis ma äkkiselt tõstsin hoogu ja siis sõitsin selle üpris maksimumjõuga üles ja siis nägin, et taga on päris suur vahe sees ning siis suutsin seal lõpuni vahet hoida. Talole jõudsin natuke ligemale ka, aga ma vaatasin, et isegi ma ta võib-olla kätte saaks, et ta finiši paeks ikka ära, et see on suht lootus, et seda võita. Ma olen alati öelnud, et mulle ei meeldi väga kodus sõita ja ega võid ei tulnud kergelt, et ikka pidi vaeva nägema ja pingutama ikka terve sõiduaeg. Kindlasti väga super rada, et nii palju, kui oli võimalik metsa sisse panna, oli ka pandud ja raja kohta ei ole nagu midagi halba öelda. Põrutab need väiksed mättakesed seal põllu vahel. Need ikka võtavad motivatsiooni nii maha, et kuigi tänav oli parem rada kui eelmine aasta, et ei olnud neid vastikuid tõuse lõpus. Oli täiesti mõnus, aga see põrutab nii ära, et edasi ei liigu. Niiske pinnas, imeb ka niuke 100 kilo ratas ka veel juurde. Väikeste meeste lõbu täna. Palav oli. Ei, muidu kõik on väga hästi. Kartsin hullemat. Filmin teisi, nüüd peab selfie tegema ka, et muidu kaamera saab tühjaks ja ei filmigi. Saab ennast filmida. Esimene TP. Tunnen hea, mõnus sõita. Päris viimane ei ole, aga kõik lähevad puhinal mööda millegi pärast. Ei tea, kuhu neil kiire on. Vaatame, mis meil süüa on. Meil on leiba, banaani, rosinat, hapukurki. Hapukurk on hea, kohe võtame.
teenindus hea. Parim on esimene punkt. Parim on lausa, parim punkt on esimene punkt. Kohe küsin, kas ma saan juurde jõujooki. Aitäh. Siit tuleb. Väikseid bände on meil siin. Filmivad meid. Need on lauluõli. Lauluõli? Oo, sest seda ma proovin küll, seda lauluõli. Võtab laulu lahti. Liiga saanud siin. Porgand jook? Ei ole. Astelpoju. Rõugi oli kergem. Seekord vähemalt tundub niimoodi. Ei tea. Aga vähemalt läbi on. Nüüd on hea tunne. Täna on see imeb muda. Poriid on pehmega. Seda peale kuradi vihkuda ei jõua kuivada. Ja mõnus on kah vahelduv maastik üles-alla. Kukud vahepeal, saadad paar teravamat sõna kuhugi ja kütad edasi. Mis see mitte? Viis kilti lõpuni jõuab ju. Ilusam, tugevam. Sõiduaeg ka, siis kui ma meestest mööda sõidan. Väga pehme. Ma esimest korda ka siin ja vihmalt on teinud raja väga pehmeks. Väga raske. Mu jaoks. Teistele võib-olla palju kergem. Rada ei sõideta. Rajal oli viga. Eelmine aasta oli raskem vaata lõppi veel. Sellest suhtes on hull. Võitlus ise endaga minu vanuses. Sõit oli äge, et ma valmistasin, et ta kerge ei saa olema, et juba hoiatati, et niisuguseid mudaseid lõike on, aga kõige suurema pirni pani Emumägi, et seal tiirutas mitu korda. Et see oli nagu raskem kui Haanja isegi. Et see oli tõeline pähkel. Pärast seda pidi nagu jõuvarusid taastama, aga muidu oli väga hea sõit. Super. Kahele oma heale konkurendile kaotsin täna. Ta neile alati, aga täna ka kaotsin. See on super. Kui ära lõpetad, siis see annab terveks nädalaks siukse laengu, et võimas. Mitte viimaseks jääda. See ongi mu eesmärk kõikidel etappidel. Siiamaani vist ei ole jäänud. Kui täna ka ei jää, siis sõidan järgmist ka. Enda tervis ikka. Ja lapsele eeskujuks olla ikka. Et võib-olla hakkab kunagi sõitma, pikki sõita. Et praegu peab sõitma neid väikseid. Veeta vaba päev lihtsalt kodust väljas. Ilma, et ei teeks arvuti taga. Tulge õue. Hops lõbusam. Mõtled, et kolm pool ja rohkem tundi oled rajal, et no ega sa väga palju seal tõsiseid mõtteid ei mõtle, et vaatad, et kuna joogipaus tuleb ja arvestad oma toitumisvaru ja sellised asjad, et tegelikult lülitad ennast nagu välja muust asjast ja see ongi see, mis nagu toob rajale, et sul on nagu emotsioon sellest argipäevast väljas, et see on super.